meie tänases meistrinurgas hakkame tegema grilllauaplaati ja variante on tegelikult kaks. Üks on see, et grilllauaplaadi võib teha ka lihtsalt puidust. Teine asi, see tehakse kas siis kivist või teisisõnu ka betoonist. Mis on grilllaud? Grilllaud on tegelikult üks selline õueköögi osa, kus me selle tihtipeale tavalise kuppelgrilli või uhvo või kuidas keegi kutsub, me istutame selle mingisuguse laua peale ja tööpinna sisse. Asja võib teha lihtsamalt, asja võib teha keerukamalt, nagu ütlesin, me võtsime ette betooni. Ja betoonitöö esimene lähtepunkt on raketis. Nii nagu ikka puumarketist võtsime raketisse vineeri ja pange tähele, tegemist on vineeriga, mis ühe nimetusega kauplustes on raketise vineer, aga tal on ka teine nimi, on nimelt filmvineer. See on eriti veekindel, tugev vineer, tal on siin selline kile ja spind on peal, siia ei jää eriti mitte midagi külge, nii et sellega saame väga mõnusa ja sileda pinna. Tavaliste laudadega ja puitvineeriga niisugust siledat pinda ei saa. Ja mul on pandud, see on nüüd selline tükk, mis puumarketist saab, ta on 620 korda 1250 millimeetrit suur, hästi mõnus kodus toimetada. Ma panin kolmest vineeritahvlist kokku sellise kilbi ja see rõngas siin peal, see on nüüd selleks, et laua sisse jääks auk, kuhu see grill hiljem uputada. Kruvi 4x45 täiesti okei suurusega. Ta ulatab sellest liistust läbi, see on 30 milli paks ja jääb vineeri kinni. Ja selleks, et see lauaplaadi serv oleks sama sile kui see plaadi pealmine pind, siis paneme siia külje peale külge ka selle filmvineeri riba. Selleks aga, et see ava oleks tõepoolest läbi sellest grilllauaplaadist, siis tuleb mul natukene seda serva kõrgemaks tõsta ja mul on siin ühte imelist vineeri, kasutada võib igasuguseid asju, aga mul on tõepoolest imeline vineer, pange tähele, mismoodi see paindub. No, kuigi see filmvineer on nii sileda ja nagu hülgava pinnaga, siis enne raketise valu alati kõigepealt tehke oma raketis hästi puhtaks ja siis õlitatakse ära. Kui teil ei ole spetsiaalset raketise õli, siis võib kasutada mingit muud õli ka. Ma olen isegi teinekord toiduõli kasutanud, et tuleb välja küll ja töötab küll. Järgmine teema, sarrustamine, see tähendab armatuuri panemine. Tavaliselt kasutatakse metallarmatuuri, aga kui ma puumarketist tõin endale siia selle töölaua tarbis, hakkasin sarrust ostma, siis mõtlesin, et ma kasutan saates natukene erilist armatuuri, sellist, mida te näinud ei ole. Võib-olla ennem sellepärast, et kasutatakse seda suhteliselt vähe. Ja näete, tegemist on klaasplast armatuuriga. Ja kui te nüüd mõtlete, et miks betoon tellida, et betooni saab ju osta kauplusest kotikaubana, võtad, lased mikseriga segamini ja teed valutöö ära. Siis ma otsustasin, et teeks selle töölaua pinna musta betooniga. Kuna kaupluses kotibetooni müüakse reeglina tava halli betoonina, siis tellisin nii-öelda kaubabetooni, betoon pluss EE-st
seal vormistasin oma tellimuse, saab selle kohe nii-öelda klõps, paar-kolm klõpsu saate oma betoonitellimuse ära teha ja siis, kui teie määratud aeg on käes, saate sõnumi, et kohe-kohe saabub betooniauto. Loomulikult saab tellida ka väga väikeseid koguseid betooni mõistes, aga ikkagi miinimumkogus on kuskil pool kanti. Ja siis me tegime niimoodi, kuna meie meistrite nurk paljud televaatajad on aru saanud ja teavad, on siin Tallinna ehituskoolis, siis me tellisime selle 0,5 kuupmeetrit musta betooni ära, saab valmis selle grilllaua ja ühtlasi õpilased, maastikuehituse erialaõpilased saavad erilisi musti kõnniteeplaate ka. Betoonimikseri pealt tuleb ikkagi vastu võtta kas ämbritesse või kastidesse, kui tegemist on tubase tööga, kui õuetööga, siis mikser või ka pumi laseb täpselt sinna kohta, kuhu soovite. Betoonitöö on tegelikult hästi lihtsaks tehtud tänapäeval ja mul pole nüüd muud, kui võtan ja panen siia sisse. Betoon vajab alati ka tugevat ja korralikku tihendamist. Supermõnus tööriist on mul see akuvibraator ja sellega tihendades on mõnus, ma saan ise käes hoida. Kunagi ei tohi teda külili panna betooni sisse, vaid ikka püsti. Kui külili panete, siis ta hakkab betooni nagu kihistama, vesi tuleb peale, paks läheb põhja. Vajutan sarruse siia sisse. Ning siis võtan kätte ja panen talle peale kile. Betoonil on siin hea niiske ja soe sellepärast, et lisaks sellele toasoojusele mul siin praegu betooni kivistumine tekitab ise ka soojust ja siis ta siin all siis mõnuleb. Täiesti valmis ta saab 28 päeva pärast, aga temaga toimetama võib hakata juba varem. Siinkohal siis selle grilllauaplaadiga on kõik. Meie järgmistes saadetes, mis veel hooaja lõpuni on jäänud, teeme sellele jalad ka alla, kui hästi läheb, siis spetsialistide abiga liifime ta korralikult üle, et jääks ikka väga elegantne pind. Aga saame näha, kuidas läheb.